on siis nüüd lõigatud üks näidislõikus. See ei ole see, mida peab kindlasti eksamil tegema, võib igasuguseid muid asju ka teha. Et pikkust oleme ära siis võtnud peaaegu 10 sentimeetrit. Kuklas on gradueering, peal on lõigatud kihid ja on selline sujuva üleminekuga selline korrektne eksamitöö. Millest ma rääkida tahan, on siis see, kuidas lõikust kontrollitakse. Kui tuleb komisjon, teil on lõikus valmis, siis kõik see, mida te olete lõiganud välja sedapidi, kontrollitakse sedapidi. Kui oled lõiganud sedapidi, siis kontrollitakse sedapidi. Ehk siis tuleb komisjoni hindaja, kammib teie juuksed välja teistpidi, kui te olete lõiganud, ja kontrollib, kas lõikusjoon on selline, nagu teil on lõikusskeemi peale kirja pandud. Et siis üks tähelepanek veel, mis sellisel puhul kindlasti jutuks tuleb, on see, et lõikus, kus võivad tekkida suured vead, on see, et kui te lõikate alt äärt, siis kliendi pea ei tohi olla püsti. Kliendi pea peab olema kallutatud ette ja päris tugevalt ette. Sellepärast, kui te lõikate püsti ja klient paneb pea alla, siis alumist juuksed tulevad välja. See on niisugune kõige suurem viga tavaliselt eksami lõikuste kontrollimise puhul, mis välja tuleb. Et tulevad sellised pikad sabad sealt alt välja. Et kindlasti, kui te lõikate ka püstises asendis, siis pärast korrigeerige nii, et pange pea alla ja lõigake need pikad sabad ilusti ära. Mille pärast ma ei soovita ka võtta eksami tööks massiivset lõikust. Sellepärast, et kui teil ei ole teisi lõikusjooni, mida kontrollida, ja kui te eksite selle all äärega, siis on terve lõikus viga. Sellepärast soovitan võtta, lõigata all äär, lõigata ilusti ära küljed, gradueerida ja võtta pealt natukene seda peakumerust ja teil on kenasti võimalik selle koha pealt ka lõikusjooni joonistada. Üks väike viga, mis nagu koobi puhul on, tuleb ka ette, on see, et siia tagumise ja eesmise osa vahele kõrva juurde tekib auk. Ja miks ta tekib, on see, et neid eesmiseid juukseid ei tõmmata piisavalt taha ja ei lõigata siin, vaid tullakse külje peale ja lõigatakse siin ja siis ei teki enam seda ette pikenevat joont, et mõelge ise, et kõrvatagusest, kus hakkavad juuksed kasvama, on siis nagu peale kõrva ja kui siis see piir ei ole nii madalalt, te lõikate selle siin ära, kukub alla ja siia jääb auk. Teine koht, kuhu augud võivad ka jääda, on see, et kui te lõikate peale kihte ja ei too siia keskele kokku, vaid lõikate omal kohal, siis kellel on hästi suured need oimukohad, sellel nukul nüüd ei ole, aga osadel inimestel on lihtsalt väga kaugel see, siis võib juhtuda, et te lõikate omal kohal, lasete alla kukkuda ja siia tekib auk. Et soovitan võtta pealaelt see pikkus, lõigata ära ja need külgmised juuksed tõmmata siis siia juurde. Et tegelikult tekib pealaela selline väike veevorm, et seda nägite ka, kui ma need juuksed üles tõstsin. Nii, selline töö siis, aga võib ka olla teistsugune lõikus.